Tere tulemast Musta Kassi Taro lugemisse hamburid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 22 kuni 28 juuni. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti. Ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Nädal algab teil siin surmakaardiga. Surmakaart räägib sellest, et midagi teie elus saab läbi. Mingi uks läheb kinni. Ja selleks, et saaks uus uks avaneda. Peab ennem miski ära lõppema, mingi uks peab sulguma. Et see ei ole mitte midagi sellist drastilist või kurba või rasket. See on lihtsalt, see on nagu kooli lõpetamine. Kool sai läbi, uued uksed avanevad, maailm on valla. Vaat midagi taolist ta on. Panite ukse mõnes töökohas kinni, nüüd ootate ja vaatate, mis tulevik toob. Teil võib olla juba ammu mingi peas plaan, kuhu lähen tööle, kui sinna kandideerida saab. Et midagi sellist, selleks, et saaks uus alata, peab ennem vana lõppema. Edasi tuleb teil siin müntide 9. Müntide 9 räägib selget keelt. Ta ütleb seda, et te ise olete oma laeva kapten, ise küürite tekki, ise juhite oma laeva. Ja nii see ongi, sest see on meie elu. Meie ise juhime oma elu, teeme need otsused ise endale. Jah, ma saan aru küll, et iga otsus puudutab meie lähedasi, aga samas me vastutame ise enda tegude eest. Mitte keegi teine ei saa meie tegude eest vastutada. Mitte keegi teine ei saa meie elu juhtida. Ega meie eest otsuseid teha, ega me ju ei tahagi, et keegi meile ette dikteeriks selle, mis peab juhtuma, kuhu peab minema, mida peab tegema. Hamburid ei ole sellised, kes lasevad ennast siin kamandada. Nemad on ise teadlikud, nemad teavad ise, mis elus on vaja teha, mida pole vaja teha. Ja et teil siin on, kuidas ma siis ütlen, õhk või elu, uus elu sisse puhutud, kas mingisse vanasse soikunud projekti, mida te arvate, et see enam tööle ei hakka. Tunnete ka võib-olla pisukest pettumust, ootasite sellelt väga palju. Kuna teile on tulnud siia välja sauade kuningas, siis sauade kuningas niisama ei passi. Tema tahab ära teha. Tema tahab lihtsalt selle asjaga peale hakata, sellepärast, et talle ei meeldi oodata. Kõik need sauade kaardid on väga kärsitud. Nemad tahaks ikkagi ära teha. Nendel ei ole seal aega vahtida ega mõelda, kas ma teen või ma ei tee. Ei. Ja hamburid on ka tegelikult, ma arvan, et suhteliselt sellised, kes võivad nagu hetke ajal mingeid suuri asju korda saata. Sest et hamburid on targad, nad on ka nagu kavalad, aga mitte sellised, kes tahaks nagu teistel, ma ei tea, teiste najal edasi minna või teistel vaipa jalge alt ära tõmmata. Nende see kavalus ja tarkus on teistsugune. Nad ongi nagu positiivselt kavalad. Ma ei oska seda seletada paremini kui seda, et hamburid on alalhoidlikud, oskavad ennast hoida, oskavad vastu hakata, kui on vaja. Ja kuna hamburitel on niivõrd lahtine mõistus ja tulevad ka igasugused vastused, muidugi tavaliselt läbi huumori prisma, nemad ei jää vastust võlgu. Nemad ütlevad alati, nagu päriselt kohe nii, et teisel suu võib lahti jääda. Oskavad nad ka tõsise näoga nalja teha. Ega nendest hamburi naljadest väga, ütleme nii, vaimuvaesemad inimesed aru ei saagi. Need ei saa kindlasti aru, kellel endal huumorisoon puudub. Aga okei. Hakkab siis see kuningas asjadega pihta või vähemalt tahab hakata. Edasi tuleb teil see viimse päeva kohtukaart. See ongi täpselt see sama kaart, mis ütleb, et miski asi hakkab elama, kas siis uuesti või mõni uus asi, mida te olete nagu oma vaimusilmas juba maha matnud, et vot see projekt ei käivitugi. Ootan siin, teen kõik endast oleneva ja nüüd ma siin ootan ja passin ja midagi ei hakka liikuma. Hakkab küll. Siis on teile järjekordselt välja tulnud see põhja jõudmise ehk läbipõlemise kaart. Vaat ei tea, kas te nüüd ise võtate endale mingi väga suure koorma ja tunnete ennast nagu ramp väsinuna seda vedades.
või siis pannakse teile teistsugused ülesanded, raskemad või rohkem tööd, aga palka makstakse ikka samamoodi. Et midagi sellist, kus te tunnete ennast väsinuna, põhja jõudnuna, läbi põlenuna. Aga teil on siin kõrval veel üks kaart, mis on müntide 4. Vaat müntide 4 minu jaoks vaese või ei ole vaese, ta on kitsimehe kaart. Müntide 4 on täpselt selline kaart, kus inimene peab endale selgeks tegema selle, kas ta tahab oma aega, energiat ja raha kulutada mingile projektile, eriti sellisele, mis ta täielikult ära väsitab. Et on täpselt selline kaart, kus inimene istub oma rahahunniku otsas ega taha sealt sentigi kulutada ja lisaks sellele rahale ei taha ta kulutada oma aega ega energiat. Ega hambur ei viitsigi pikalt vaielda. Minu meelest on hamburid selline tähemärk, kes ütleb korra ja kui seda siis ei kuulata, siis ta teeb ise ära või loobub üldse. Et pigem nagu jah, mulle tundub küll niimoodi, et kui palub ühe korra ja kui keegi nagu ei kuule, ei kuuletu ega hakka kohe tegutsema, siis hambur läheb ja teeb selle ise ära. Vot, aga nüüd ongi see raske küsimus selle kohta, et mida siis selle müntide 4 peale hakata, kas võtta endale mingi kohustus, puhuda seesama elu sisse millelegi, mis te mõtlete, et on väga raske või füüsiliselt raske või vaimselt raske ja tunnetegi, et nüüd on seda liiga palju. Viimase kaardina on teil siit välja tulnud karikate 8. Karikate 8 on just täpselt selline kaart, mis räägib sellest, et kõik on nagu elus olemas, aga vot sees on mingi siuke tunne, midagi on puudu. Aga vot täpselt aru ei saa, mis on puudu. Ma võin teile öelda, et selle, mis on puudu, te tunnete ära. Teie sisemine hääl ütleb teile seda ja räägib ka seda, kuidas seda saavutada, mis on puudu. See võib olla mis iganes, see võib olla mõni suhe, mis ei lähe ei siia ega sinnapoole, et tundub suht mõttetu. On see mõni töökaaslane, ei tea kes, võib-olla mõni pereliige, sugulane kusagil kaugel, tüütab oma kõnedega ja muud ei tee, kui kurdab iseenda rasket elu, aga teie vastu üldse huvi ei tunne. Vaat midagi sellist, et tahaks nagu inimesega rääkida, nagu nii, et oleks see vastastikune rääkimine, mitte nii, et üks ainult kas kirub oma neid peret taga, oma lapsi taga ja tegelikult ei jõuagi asjani, miks ta helistas. Helistas selleks, et kedagi taga rääkida või taga kiruda. Hamburitele ei meeldi sellised ausalt öelda telefonikõned ja see võib täiesti vabalt olla nii, et ta lülitab selle inimese enda suhtlusringist täiesti välja, sest ei ole tõesti vaja võõra inimese probleeme enda õlule võtta. See võibki läbipõlemine olla, kui sa kogu aeg pead lahendama teise inimese probleeme, mis nagu ei ole üldse seotud teiega. Ja muudkui aga helistab ja räägib ja kurdab ja no see on nii halb energia, tõesti halb energia selliste inimestega, kes kogu aeg kurdavad, siis nendega ei olegi väga tervislik pikalt suhelda. Aga see on minu isiklik arvamus. Vot selline tuli teile selleks nädalaks see lugemine. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida, aga kindlasti võite te kanali tellida, siis olete te kõigega kursis, mis kanalil toimub. Ka minul on uued ideed, mida teieni tuua, lisaks tarokaartidele, nädala ja päevalugemistele ja siis ka täiskuu ja kuu loomise üldistele energiate vaatamisele. Et selline sai see kõik kokku. Aitäh teile, kallid hamburid, ma olen teile väga tänulik, et te olete minuga. Ma soovin teile imelist jaanipäeva ja kohtume järgmisel nädalal.